Olemine ja olemasolemine. 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 Tervist! Stuudios on Einar Laigna. Me räägime täna, arutleme teemal julmus ja halastus. On 8. mai. Aastaid tagasi sellel päeval lõppes teine maailmasõda Euroopas, jätkub veel Aasias ja 8. mail võib öelda, et aktiivne sõjategevus lõppes. Algas just nagu rahu. Aga julmus ja mõrvad ei lõppenud. See lehekülg, mis järgneb 8. maile Euroopas, sellest tavaliselt ei tavatseta rääkida, see on pooleldi tabu ja keelatud teema, sest siis tuleks meil rääkida koonduslaagritest, massilistest mahalaskmistest, inimeste küüditamisest, deportatsioonidest. See lehekülg ei ole nii eriti lubatud ei läänes ega idas,
Poliitiline korrektsus välistab selle teema käsitamise. Ja ometi ei lõppe ennem see teise maailmasõja järgne järelkaja tänase päevani, kui kõikide poolte kuriteod ei ole toodud avalikkuse ette akadeemilisest kirjandusest ja üksmeelselt kõikide kuriteod hukka mõistetud. Kuni jätkub see jagamine, et ühtede teod on kuriteod ja teiste samasugused või hullemad teod ei ole kuriteod, ei saa rääkida tegelikult teise maailmasõja lõppemisest, kuna jätkub vihkamine ja jätkub kaksik moraal. Teine maailmasõda oli siis suur punkt Euroopa vana kultuuri hävitamises. Ja kui toome ühe näite Saksa Schönenbergi tütarlaste gümnaasiumi rektori Michaela Metsi kirjutisest, mis on väga iseloomulik muutustele, mis on toimunud Euroopas võrreldes vana kultuur Euroopat tänapäevasega ja tsitaat oleks järgmine. Tänapäeva neiud äratavad tähelepanu oma imeks pandava eneseteadlikkusega, ennekuulmatult enesekindlate otsustustega. Nad avaldavad kõige kohta oma arvamust, tahavad kõige üle vaielda, ei taha end millegagi kindlalt siduda ega kokkulepitud aegadest kinni pidada. Neil on vähe aukartust täiskasvanute vastu, nad ei suuda enam kuuletuda ja usuvad ise kõige paremini teadvat. Üldse on nad harjunud saama kõike, mida nad tahavad ning on seetõttu väga pretensioonikad. Ma tahan on üleüldine sõnakasutus, kui nad midagi vajavad. Meie ühiskonnas kasutatakse viisakat pöördumist veel ainult väga harva. Kui minnakse poodi, siis ei ütelda, kas te võiksite anda mulle palun mõned viilud vorsti või kas te ulataksite mulle palun seda ja seda. Selle asemel hoopis nõutakse, ma tahan. Ja nii käituvad loomulikult ka meie lapsed. Nad tulevad õe juurde, kes sissekäigu juures istub ja ütlevad, ma tahan kääre või räägivad poolikute lausetega, saan ma kleeplinti ja edasi selles vaimus. Ja see õde räägib ka sellest, et sinna kooli tuli tütarlaps Leedust ja ta torkas silma oma viisakusega ja tähelepanelikkusega vanemate ja üldse õpetajate suhtes ja tutvustas ennast tehes alati kniksu. Ja selle üle olid siis teised äärmiselt imestunud. Meile on siin viimased 12 aastat räägitud sellest, nagu oleks ida barbaarne ja nagu need kommunismi ikkest vabanenud Ida-Euroopa riigid peaksid õppima kõike läänest. Paljudes asjades on nüüd elu näidanud on asi vastupidi, et siin on säilinud paljud vanakultuuri väärtused, mida läänes on suudetud edukalt hävitada. Ja siia juurde kuulub ka viisakus. Milles on siis asi? Me kuuleme jubedaid teateid. Alles hiljuti tuli avalikkuse ette mitu väga jõhkrat loomapiinamise juhtu. Küll on jäetud tervet laudatäied lehmi hoolitsemata nälga, kes külmas betooni peal oma sõnniku sees on janus ja näljas ja surevad seal. Jälle tulevad meie ette teated mingitest jahimehe sildi alla pugenud sadistidest, kes piinavad loomi või ässitavad oma jahikoeri kasside kallale ja naudivad siis seda pealtvaatamise pilti. Või kõige võikam lugu, kui alaealised lapsed kogunevad kokku pidu pidama ja seal panevad toime julma sadistliku piinarikka kassi tapmise, siis on tõesti jube mõelda, kus kohal me elame, kes on need inimesed, kes meie ümber iga päev liiguvad ja mida nad võivad teha, kui olukorrad muutuvad. Hea pool oli see, et ühiskonna üldine reageering oli valuline ja väga ilus ja kiiduväärt. Üleüldine hukkamõist, mis oli nende loomapiinajate suhtes, näitab siiski seda, et rõhuv enamus inimesi on normaalse psüühikaga
ja oskavad anda õiglast hinnangut niisugustele nähtudele. Ja nähud läksid isegi nii vastupidi üle pingutatuks, et väga julme karistusi pakuti välja nendele loomapiinajatele, ühe sõnaga silm silma vastu, hammas hamba vasta. See, mida nad tegid loomadele, täpselt seda sama tuleks teha neile enestele. Nende inimeste niisugune reaktsioon on ka täiesti mõistetav ja mis siin salata, eks me ise ja ka mina ise esimeses reaktsioonis mõtlesin, et tõesti niisugustele inimestele tuleks täpselt sama enestele teha. Panna selline karjaomanik ise ketti, lauta, las elab paar päeva oma enda sõnniku sees külma betooni peal, söömata, joomata, siis teab, mis ta teisele elavale olendile on põhjustanud või teinud. Ja keskaja kultuuris nii tehtigi. Põhiline mõõt oligi see, mis sa olid teinud teisele, seda sama anti võimalus sul kogeda iseendal. Eesmärk oli viia sind meeleparandusele ja mõistmisele selle kannatuse läbi, et sa mõistaksid seda kannatust, mis sa ise teisele oled teinud. Ja ometi aja jooksul me oleme aru saanud sellest, et sama mõõduga mõõtmine ei ole kõige õigem ja kõige parem. See ei kaota julmust ühiskonnast, et on vaja midagi muud. Ja kristlikus kultuuris on niisugune sõna olemas nagu halastus. Selle halastuse õpetamine ja kultiveerimine on olnud suur vaev. Iga töö kultuuris on ju sajandite töö. Selle sajandite jooksul alles need väärtused omandavad selle õige mõiste, võetakse omaks inimeste poolt, kultiveeritakse põlvest põlve ja alles siis hakkavad nad kandma oma vilja. Ja me oleme tihti ära unustanud ega tea enam seda, et need väärtused, mida me peame tänapäeval meie kultuuris oluliseks ja tähtsaks, et need tegelikult on olnud 1500 aastase kiriku kultuuri töö tulemus. Need on need viljad, mis lõpuks on saavutatud. Ja ometi see pilt ei ole rõõmustav. Olemine ja olemasolemine. Hiljaaegu meil tuli kogeda jälle inimolendi ja inimloomuse süngeid külgi, mis toob esile inimeses selle, et temast saab märatseja, vandaal, purustaja, röövel, lõhkuja, sadist.
mis juhtub inimesega? Kes on need, kes tänaval meie ümber käivad? Kas ei ole tõesti, kui seda mõtet korrata, natukene õudne mõelda, et mingi olukorra muutus ja äkki on sinu ümber, sinu kõrval trammis või bussis, kes sõidab, on ta mõrtsukas, äkki ta osutub, et tema seest tulevad välja mingid niisugused jõud, mis on hirmuäratavad, mis on kohutavad, mis on võikad, mis haaravad inimese, mis toimub inimesega, kes üldse inimolend on, kes me oleme. See on ju küsimus meile kõigile iseeneste kohta. Kas meie sees on ka niisugused jõud olemas, mis ühel hetkel võivad meist teha koletise, metsalise, kelle käitumine ei allu mitte mingitele mõistuse poolt selgitatavatele reeglitele. Mis põhjustab seda? Ja samal ajal me näeme siin ka ilminguid, mis panevad meil mõtted liikuma meie ühiskonnas tänapäeval mitte eriti lubatud suunas. Millest see on tingitud, et me kuuleme üha tänavamäratsemisi Prantsusmaalt? Märatsevad nii immigrandid, aga märatsevad prantslased. Kes on see rahvas, kes tänavatel hakkab kohe lõhkuma, märatsema, põletama, purustama, autosid ümber keerama, röövima, tapma? Mis inimesed need on? Ja samal ajal me ju teame, et näiteks ka Austraalias, Kanadas, USAs, Rootsis on Eesti immigratsioon. On Eesti kogukonnad, kes elavad mujal immigrantidena. Aga kogu päälesõja aja, millal on suured eestlaste ühiskonnad välisriikides, ei ole eestlased kordagi korraldanud mingeid tänavamäratsemisi, lõhkumisi, purustamisi. Nad kuskil ei käi valjuäälselt nõudmas mingeid oma erilisi õigusi. Ja siin tuleb ju meelde tuletada väga ilusat vene kultuuris levinud ütelust "Nie lez v čužoj monastõr svojim ustavom", ära roni võõrasse kloostrisse oma reegliga, ehk sama asi teisiti öeldes, ära mine võõrale maale oma seadustega, vaid sellel maal, kuhu sa lähed, ole viisakas ja allu nende korrale ja nende seadustele, nende kultuurile, et see peaks loomulik olema, et me oleme mujal viisakad nende inimeste suhtes, kes on kohalikud. Ja siin võime me näha ka teatud rassilisi peab ka ütlema erinevusi, et meie võime eestlastena siiski olla selles mõttes rahulikud, et meil niisugusi jooni eriti ei ole esinenud ja kui niisugusi asju võib esineda meil siin, kus meil igasugust rahvast on, nagu iga rahva hulgas, siis mujal on meie rahvas käitunud delikaatselt ja väga viisakalt. Me ei hakka täna analüüsima kõiki neid põhjusid, asi on alles suhteliselt värske ja me teeme seda teine kord, võib-olla järgmine kord, aga et inimloomuses ja inimolendis peituvad ohud, peituvad jõud, mis teatud olukorras vallandavad ja on täiesti talitsematud siis. Küsimus inimolendist. Küsimus, kust tuleb julmus ja kas sellisel olendil nagu inimesel on halastus kuidagi loomupärane ja loomuomane või on see ainult nii, ütleme, kõrgema mõistuse arusaamise läbi toodud väärtus, mida püütakse kultuuris kultiveerida. Küllap nii ühte kui teist. Kultuurisüsteem võib kultiveerida nii julmust kui halastust. Sotsiaalse olendina ongi see väga oluline, mida me siis kultuuris kultiveerime, mida me propageerime. Küsimus inimolendist. Humanism õpetab, et inimene on põhiloomuselt hea ja me mäletame veel kommunismi aegset humanismi või kommunistlikku humanismi, mis eriti rõhutas inimese loomuse headust, aga ainult, et välised tingimused ei laskvat sellel esile tulla ja kui ebaõiglane riiklik sotsiaalne ühiskonnakord muuta õigeks ja õiglaseks, see tähendab kommunistlikuks, siis kaovad iseenesest kõik niisugused väärnähted. Üks loogiline küsimus. Kui inimolend on loomuselt hea, kust sai siis tulla kuri ja halb sotsiaalne ühiskond? Jääb mulje, et see on kuskilt võõra jõu poolt, väljast poolt
inimesest suurema jõu poolt peale surutud inimesele. Sellisel juhul küsimus, kes seda tegid. Ja omal ajal, kui ma esitasin küsimuse Nõukogude ühiskonnas, kui Nõukogude ühiskond on hea ja õiglane, siis miks inimese hea humanistlik loomus siin ei õitse, vaid miks ühiskonnas on korruptsioon, kuritegevus, et miks ka selles ühiskonnas, mis peab ennast õigeks või vähemalt suunaga ideaalsesse sotsiaalsesse ühiskonda, miks seal ilmnevad samad nähted. Vastus oli tol ajal see, et need on veel igandid mineviku ühiskonnast, mis aja jooksul kaovad. Aga paraku elupraktika näitas vastupidist, nad ei kadunud, vaid nad hakkasid tugevnema ja suurenema. Seega kõik see, mis me oleme näinud, sõltumata sellest, missugune on see ühiskond, mismoodi see ühiskond ennast nimetab või tituleerib, täiesti sõltumata sellest, mis nimetuse all inimühiskond on. Määravaks on ikkagi see, missugused on seal olevad inimesed. Ma mäletan suurepäraseid toredaid kollektiive Nõukogude ajast ja need kollektiivid jätkasid uuel ajal, viimasel ajal sama suurepäraste ja toredatena. Nii et neid inimesi ei mõjutanud mitte mingisugune poliitiline muutus. Kes oli aus enne, on aus nüüd. Kes oli kaabakas ja suli siis, on kaabakas ja suli nüüd. Et põhilinest, mis määrab, on siiski inimene ja see tema enda sisemine kultuur. Ma mäletan neid toredaid juhuseid, kus inimlikkuse ja seaduse suhe. Viibides sõjaväehaiglas küsisin telefoninumbrit ja see valveõde ütles kategooriliselt keelatud anda. Ja samal ajal kirjutas ta mulle paberi peale suurelt selle telefoninumbri ja andis. Mis selles väljendub? Väljendus see, et inimlikkuse seadus oli kõrgem kirjutatud seadusest. Ta sai aru, et vajadus sugulastel, omakstel, perekonnaliikmetel sinuga kontakti võtta, küllap see on tähtsam. Ja ta rikkus kirjutatud seadust, aga ta täitis armastuse, halastuse ja inimlikkuse seadust. Ma kogesin seda väga palju Nõukogude ajal, ma kogesin seda palju Venemaal. Ja ma nägin vene hinge ilu selles, et ta tõepoolest seadis inimlikkuse esikohale ja me teame, et Nõukogude ühiskonnas seaduste rikkumine oli üldine, kõik teadsid seda, keegi ei hoolinud sellest, inimlikkus määras väga palju, kui mitte väga tihti ja suhetes seal olmeelus või kus tahes domineeris see. Ja sellele sai alati toetuda reisides Venemaal või kus tahes. See oli niisugune kindel garantii, mille peal alati võis loota. Inimlikku mõistmist. Läheb buss ja bussis olid ju ka reeglid. Ei tohtinud võtta pikamaa liinil seisjaid, ainult istekohad ja kõik uks kinni läheb minema. Sõber David Vsevjov tuli ükskord Kaliningradist ja ütles, et jooksin bussi peale ja tee peal palvetasin. Annaks jumal, et bussijuht on venelane. Ja selgitus oli väga lihtne. Eestlane peab korrast rangelt kinni ja jätab mu maha sinna võõrasse linna, kui bussis enam ei ole istukohti. Aga vene bussijuht võttis peale nii palju, kui mahtus ja veel palus, et võtke koomale, et mahutame selle ühe veel ära. Tähendab, inimlikkus oli üle seaduste. Ja üks kurb vastapidine juhus on, kui ma sõitsin kunagi bussiga õhtu hilja talvel maal, kus oli viimane buss ja väike poisike suuskadega tee peal. Ja bussijuht ei tahtnud poissi peale võtta sellepärast, et temal on ettekirjutus, mis keelab bussi võtta katmata metallosi, suuski ja suusakeppe. Ja ta oli valmis seda last jätma pimedas sinna maantepäärde maha. No seadus seaduseks, õnneks bussis reisijad tõstsid häält ja siis bussijuht oli sunnitud selle lapse peale võtma, aga meile on selge, et seadused on vajalikud, seadusi peab austama, seadused korraldavad, reguleerivad elu, aga ükski seadus ei suuda iialgi olla nii täiuslik, et kogu inimlik elu sinna alla ära mahuks. Ja seadust võib täita tõesti nii, nagu see justiitsijat kujutatakse, kinni seotud silmadega naine, kellel on kaalud ja mõõk käes. See on niisugune paragrahvi erapooletus.
aga inimelu on liiga komplitseeritud selleks, et teda saaks panna viimseni ja põhjalikult kõikidesse määratletud seadustesse. Ja mulle tuleb nii toredalt meelde, kuidas Kaitseväe juhataja admiral Tarmo Kõuts alati rõhutas koos 2 sõna: seadused ja inimlikkus. Et seda kunagi ei unusta, et seadus ärgu olgu su käes niisugune malakas, millega sa tapad, vaid seadused ja inimlikkus. Ja need 2 on alati ühildatavad. Lõppude lõpuks kogu kohtupraktika ongi ju see, kuidas seadused ja inimlikkus käsikäes ühilduksid, et otsus oleks õiglane kõikidel tasanditel. Niisiis küsimus inimolendist, selle teine külg on kirikuõpetus päris patust, mis vastandub humanismi armetule lalinale. Ütlevad ju kultuuriloo uurijad ja filosoofid, et aastal 1900 maeti humanism lõplikult, nii ütleme tema teoorias, ilmselt siis peetakse silmas ka niisuguse filosoofi panust nagu Nietzsche, et pärispatu õpetus ütleb, et inimese mõtted on kurjast lapseeast peale ja me näeme seda ka sellest, et laps teeb kurja. Miks laps, kes ei ole ju veel teab, mis õpetust saanud, võtab kepi, peksab puruks lilled, tallab puruks putuka, rebib tiivad liblikalt, lõhub linnupesa? Kust tuleb niisugune asi? Kust tuleb niisugune imelik agressiivsus ja hävitamise soov ja oma jõu kasutamine temast nõrgema ja väiksema suhtes? Miks suuremad lapsed kiusavad väiksemaid ja miks see üldse niimoodi kõik on? Et inimloomuses peitub mingi elukas, mingi koletis meie kõikide sees ja meil tuleb selles suhtes olla alati ääretult valvel. Ja kindlasti on siin õnnetuid kombinatsioone, mis annab võimaluse ühel inimesel kujuneda siis kuritegelikuks ja teisel vastupidi, nii nagu Igor Mang on ilusti ka oma horoskoopide alusel öelnud, et inimtüüp on üks, aga et ta kujuneb näiteks kas kurjategijaks või sõduriks. Ühesõnaga vastandid on ühe ja sama loomuse sees, et mis suunas ta läheb.
olemine ja olemasolemine. Inimene peaks olema isik. Kindlasti kõik on veendunud selles, et nad on isiksused. See sõna on ju levinud, see on väärikas sõna ja kindlasti igaüks on veendunud selles, et ta on isiksus. Millal siis see isiksus muutub kontrollimatuks ja hakkab alluma hoopis teistele jõududele kui mõistus, teadmine, mõistuslik sotsiaalne kontroll inimkäitumise üle? Milles on asi? Jalutades õhtul Shanghai linnas peatänaval, kus ilma liialdamata oli miljon, aga võib-olla ka rohkem miljoneid inimesi tihedalt koos ja Hiina kultuuris on teise inimese läheduse tundmine hea. See tähendab, et see on hea märk, kui tänaval trügitakse sind ja kui meie siin väldime trügimist ja üksteise pihta puutumist, siis Hiinas vastupidi on erilise sõpruse märk see, et igaüks, kes sulle vasta tuleb, katsub sind niimoodi natukene õlaga puudutada või müksata. Samal ajal naeratatakse sulle. Selles väljendub kokkukuuluvustunne, meie, aga see lakkamatu kummardamine nagu jaapanlastel ja naeratamine, viisakus on tarkus. Seal, kus inimesed on sajandeid, tuhanded aastad tihedalt elanud üksteise kõrval koos, on saanud see selgeks, et kooselu on võimalik ainult siis, kui me oleme üksteisega äärmiselt arvestavad. Ja et viisakas on olla tark ja tark on olla viisakas, sest see on meie kõikide ühiselu huvides. Ja väga huvitav ja tore oli seal kiiresti nii kultuurpsühholoogiliselt ümber orienteeruda ja kui siin Eestis tänaval keegi müksaks, siis see oleks kindlasti äärmiselt pahandav ja äkki ma tajusin Hiinas, et see võib olla meeldiv ja anda sulle niisuguse sõbraliku kokkukuuluvustunde nende nii-öelda miljoniliste hulkadega, kes seal õhtul tänavatel jalutasid, suhtlesid ja kõik üksteist mügisid ja trügisid. Et selles võis olla midagi väga meeldivat. See oli hea niisugune teise kultuuri õppetund sulle, mis õpetas armastust teise inimese vasta ja lihtsalt, et tema lähedusest võib rõõmu tunda. Et ükskõik, kes sulle vasta tuleb, ta pole vaenlane. See oli tõesti meeldiv kogemus ja meeldiv ka selle tõttu, et sa ise endast tajud, et sa võid korrigeerida oma arvamusi ja oma niisugusi meie kultuurist pärit seda piinlikku ruumi jälgimist oma enda isiku ümber. Aga siiski isiksus. Toome siin toreda näite näiteks vene keelest. Tšelovek on inimene. Ja kunagi mind hämmastas, kui koolis õpetati ja rõhutati väga, et mitmuse vorm, inimesed, ei ole mitte tšeloveki, vaid ljudi. Aga etümoloogiline sõnaraamat ja minu vene sõbrad, ajaloolased seletasid mulle, et jutt on paha sõna. Ja jutt tähendab niisugust inimhulka, kus inimene kaotab oma isikliku eneseteadvuse. Vene õigeusu liturgias mitmuse vorm on tšeloveki, see tähendab, see on niisugune kollektiiv, kus inimene säilitab isikliku otsustuse ja vastutuse Jumala eest. Ta ei muutu üheks nimetuks numbriks massis. Jutt peab seega tähendama vana vene kultuuri mõistes niisugust inimhulka, kus inimene enam ei allu oma isiku otsustele, isiklikult ei vastuta, vaid ta allub massipsühhoosile. Ja see oligi nimelt see, mida me nägime siin ka hiljuti Tallinna tänavatel ja austatud raadiokuulajad, ütlen kohe ära, ärge samastage seda rahvast, kes tänaval märatses vene kultuuri ega vene rahvaga. Need on kaks eri asja. Mitte mingil juhul panna neid kokku. Iga rahva hulgas on igasuguseid inimesi. Ja igale rahvale hangivad halba kuulsust halvad inimesed. Me peame suutma näha nendest üle päris rahvast ja tema kultuuri ja suhtlema nendega. Ja üheskoos olema
selle niisuguse massi vasta, kes massis olles kaotab isikliku vastutuse ja eneseteadvuse. Ma ei kujuta ette, et ükski nendest inimestest üksi julgeks hakata lõhkuma poe aknaid, röövima kaupa. See on mõeldamatu. See saab toimuda ainult massipsühhoosis, kui inimene kaob massi ära ja kaotab isikliku vastutustunde. Soovitan lugeda, kes tahab rohkem asju mõista, Gustave Le Boni raamatut Hulkade psühholoogia, mille kordustrükk on siin kuskil hiljaaegu viimastel aastatel välja antud. Mis on siis inimesega? Kas tõesti headust me tõlgitseme nõrkusena? On kurb vaadata, kui noorsoo hulgas levib jõhkrus, jämedus, toorus ja kui viisakust ja headust hakatakse pidama nõrkuse tunnuseks. Ja arvatakse, et tugevus tingimata peab väljenduma jõhkruses, jämeduses, ebaviisakuses. Kas headus ja halastus on nõrkus? Kas ühiskond, kes on halastav? Näiteks tänaval lamab maas narkomaan. Mulle on öeldud nii, miks kiirabi peab raiskama oma aega ja riigi vahendeid, rahva raha selleks, et tänavalt üles korjata ja ellu äratada ühte paadunud narkomaani. Sel ajal, kui kiirabi võib-olla peaks minema kellegi inimese juurde, korraliku inimese juurde, kes on kodus, kas ataki saanud või midagi tõesti viga või juhtunud õnnetus, miks me raiskame raha, vahendeid, aega, miks seda narkomaani, kes tänaval maas lamab ja rögiseb seal, koheldakse hellalt, õrnalt, kantakse kanderaamiga kiirabi haiglasse, äratatakse ellu. Miks me teeme seda? Võiks öelda, et mis nendega jännata, parem kui süstivad ennast võimalikult ruttu surnuks, saaks rämpsust lahti. Miks ühiskond on halastaja? Kas nõrkusest või tugevusest? Ühiskond on halastaja tugevusest. See ei ole nõrkuse tunnus, see on ühiskonna tugevuse tunnus. Me ei jäta kedagi hätta. Ka see, mis võib tunduda inimsilmale lootusetu, meie omalt poolt teeme kõik. Ja kui sa siis hukkud ja sellest ei hooli, no see on sinu otsus, kuid meie omalt poolt oleme kõik teinud. Ühiskond on teinud kõik, et aidata igat ühte sõltumata sellest, mis põhjustel inimene hädaolukorras on. See on ju halastus ühiskonnas, see on ju halastus ligimese vasta. Ja see on kristlik pärand, sest kogu halastaja õde, nagu enne vanasti öeldi, see sõna ju tuligi ka kloostri õdedest, sest et kloostriõed olid ju need, kes Euroopa kultuuris alustasid halastustööd vaeste, viletsate, haigete, näljaste haigete juures. Ja kloostrite juures rajati hospiitsid ja hospidalid, kus nende eest hoolitseti. Nii et ka meditsiinitehnindus on ju tegelikult välja kasvanud kristlikust kultuurist ja nimelt kloostrikultuurist. Seega headus ja halastus ei ole nõrkuse tunnus, vaid vastupidi, tuleb olla nii tugev, et sa võid olla hea ja et sa võid olla halastaja, et sa võid olla armuline. Ja vastupidi, toorus, viisakuse puudumine, jõhkrus, nimelt need on nõrkuse tunnus. Sa varjad selle välise jõhkruse taha oma tegelikku ebakindlust, just nimelt oma nõrkust, kõiki oma puudusi ja arvad, et selle läbi sa kehtestad ennast. Nii et siit on pikk tee veel tõelise tugevuseni, tõelise julguseni. Me oleme kuulnud ütelust, mees ei nuta. Kas see on õige? Võiks öelda, mees ei virise. Aga miks mees ei võiks nutta, kui ta on piisavalt tugev? Nutta kaastundest, nutta rõõmust, nutta ilust, nutta halastusest. Eriti rõhutan veel, nutta kaastundest. Ja ei ole ilusamat pilti, kui tugev mees normaalse psüühikaga julgeb, ei häbene pisaraid, mis on liigutuse, ilu või halastuse pisarad. Ärgem öelge, mees ei nuta. Ütleme, mees ei virise, aga mees võib nutta küll. Miks tal ei tohiks olla kauneid, ilusaid tundeid? Kas tugevus välistab õrnuse, halastuse, viisakuse? Vahel vaadates seda, missuguses suunas maailm liigub, ajaloofilosoofina küsiks, kas see on meie tsivilisatsiooni lõpp?
kas me uppume uuesti barbaarsusesse? Kas kui 5 aastat ei ole Saksamaal käinud ja lähed sinna ja näed, et eelmised mälestused viisakusest hakkavad taanduma, küsid, kas see on veel see Saksamaa? Et minu mäletamise järgi oldi siin üliviisakas. Liiklus on muutunud Saksamaal pisut tooremaks ja vähem hoolivaks, kui see minu mäletamises on veel päris hiljaaegu. Mis protsess maailmas on? Kelle huvides on nii suure vaevaga saavutatud tase kultuuris likvideerida ja hävitada? Ja seepärast ei ole ükskõik, mida me vaatame, mida me näeme, mida me kuuleme. Ja kas see vägivalla, jõhkruse ja labasuse propaganda, millega televisioon meid tänapäeval üle valab, kas see ei ole see, millega me hävitame noortes hingedes juba varakult kõik ilusa ja asendame selle jalgadega peksmise, autodega võidu sõitmise, kummuli minemise, põlemise, lõputu tulistamise, peksmine, tulistamine, tapmine, seks, peksmine, tulistamine, tapmine, seks. Kas see ongi see uue ühiskonna väärtused ja kultuur? Ma väga kahtlen selles ja seetõttu ma näen siin ähvardavaid märke, mille nimi on selle tsivilisatsiooni hukkumine. Väidetakse, et me oleme 5. tsivilisatsioon siin maa peal. Eelmistest on järel piisavalt palju märke, mis ütlevad, et nad on kindlalt olnud, olgu see arhitektuur, olgu need pärimused, muistendid, mälestused. Kas meie tee on sama? Kas ka meie hääbume kurjusesse, jõhkrusesse, brutaalsusesse, uusbarbaarsusesse? Kultuuri ehitatakse sajandeid. Võiks öelda, see on 1000 aasta töö vili. Hävitamine, nagu alati hävitamine, käib kiirelt ja lihtsalt. Ja lõpuks tuleb meelde üks lugu, kuidas väiksed lapsed olid ehitanud mereranda suure vaevaga ilusa linna, müür ja lossid ja tornid ja majad, kraav ümber, vesi sisse kantud ämbriga. Väiksed lapsed mängisid õnnelikult ja siis tuli kamp suuri poisse, kes sealt läbi minnes tallasid selle jalgupidi kõik puruks ja segamini. Väiksed lapsed vaatasid ehmatunult šokis nendele suurtele poistele järele. Ühel väiksel poisil läksid äkki silmad vidukile, hambad risti ja ma võisin nagu lugeda ta mõtteid ja mõtlesin, kas nii ei sünni siin üks uus Stalin või kes tahes, kes kogu ülejäänud elu pühendab kättemaksule selle eest, et tema liivalossid, tema ilusad unistused lapsepõlves jõhkralt jalgadega segi tallati. Mõelgem selle üle. Tänan tähelepanu eest. Stuudios oli Einar Laigna.
olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.